Nõi, rõõm näha kõiki, jah, see suve peal kevad veel ei ole alanud, kevad ei ole kaugel, aga siiski. Ma arvan, meil on üle tüki aja väga sisuline poliitiline selline hetk, kus mitu suurt teemat on korraga õhus. Esimene asi on meil siis, esimest korda pärast Riigikogu valimisi on niimoodi pooltõsiselt võetav valitsuskriis. Ma ütlen pooltõsiselt võetav sellepärast, et me kõik saame aru, et see on Reformierakonna planeeritud, nüüd jäi keegi ukse taha, et see on Reformierakonna planeeritud ja meediale ette söödetud ja väga ilusti mustris sellega, kuidas Reformierakond alati teeb, kui nad on valimisel võimule saanud, siis nad teevad oma sigadused ära kellegi teiste kätega ja siis viskavad selle kellegi teise üle parda ja teesklevad, et nemad ei ole milleski süüdi ja sealt maalt saab hakata populaarsus jälle tõusma, ennem valimisi on jälle populaarsed. Ja need valimised, mis meil ees on, need valimised, mille eel nad tahavad olla jälle populaarsed, on loomulikult kohalikud valimised. Nii et selles võtmes võib siin täitsa olla iva sees, et meil initsieeritaksegi valitsuskriis, kus siis mingisugune ümbermängimine käib. Ärme seda nüüd väga tõsiselt võtta, sellepärast, et tänane Riigikogu koosseis on selline, kust normaalselt valitsust tulla ei saa. Ehk siis teisisõnu, ükskõik milline valitsus meil vahetub või mis asemele tuleb, ka selles Riigikogu koosseisus on kõik lahendused on halvad. Ja meil ei ole nagu siin täna mingisugust piisavat selget pilti ees, et kuhu siis asi tüürib. Asi võib tüürida sinna, et tõepoolest sotsid visatakse üle parda ja sealt edasi on jälle mitu erinevat varianti. Üks variant on see, et jätkatakse kahekesi Eesti 200-ga ja siis aknaaluste abiga ja aknaaluseid on meil palju ja kõike kaupa, mida on palju ja mida ei taheta, see kaup on odav. Nii et aknaaluste hääle hind on väga odav. Ja selle najal saab siin rahulikult sõita veel mõnda aega. Nüüd teine variant on, et võetakse asemele Isamaa, sellest on rääkinud ka Michal, et nüüd tuleb siis nii-öelda parempoolne valitsus. No ükski erakond peale meie Riigikogu koosseisus ei ole parempoolne. Et Reformierakond kohe päris kindlasti mitte ei ole parempoolne. Nii et, ja Eesti 200 samamoodi mitte. Ja Isamaa on igavene. et meil ei ole vaja hetkekski kõhelda, et kui Isamaal on võimalus minna valitsusse, siis nad lähevad valitsusse. Seda nad teevad ja seletavad meile sirge näoga, miks see praegu oli väga õige. Nii et need variandid on õhus, aga on veel üks variant, mille üle palju ei räägita, aga mis siin on olnud varem jutuks, on see siis, et tehakse tõepoolest selline nii-öelda suur ülevälja koalitsioon, kus Reformierakond on põhimõtteliselt siis ainus opositsioonierakond, aga tänaseks päevaks, pärast seda, kui ka meie fraktsioon vähenes koosseisuliselt, tegelikult me teame, et sellisel juhul oleme me jälle koos Reformierakonnaga koos opositsioonis. Et kõik need variandid, ma võin teile rahulikult öelda, meie jaoks on kasulikud variandid. Et meil ei ole mingit põhjust siin tõmmelda, meil ei ole mingit kavatsust osaleda üheski sellises punalillas kombinatsioonis ja lasku aga käia. Meie jaoks ainus lahendus, mille poole me tahaksime jõuda, mille suunas me tahaksime liikuda, on erakorralised valimised. See on ainus lahendus tegelikult, mis mingisuguse muudatuse toob. Ja aru tuleb ka saada sellest, et valitsuskriis on initsieeritud ju valede najal. Et kui meile tullakse ja sirge näoga räägitakse, et mingisugune kanatoidu määruse mustand on siis see, mis ajab Eestis valitsuse lõhki, siis andke andeks, isegi naerma ei aja. Et see on nii piinlik triviaalsus, et sellel põhjusel päris kindlasti ükski valitsus ei lagune. Me kõik tegelikult saame aru, mis see suur põhjus seal taga on. See suur põhjus on miljardid roheraha. Ja kui Michal räägib meile sellises poliitilises kommunikatsioonis ära silutud keeles, kuidas sotsid ikka on takistuseks bürokraatia vähendamisel, mis aitaks majandust arendada, ja siis järgmises lauses ütleb, et meil on ikkagi keskkonnapiiranguid on vaja kaasajastada, siis tegelikult ütleb ta meile, tõlgime ilusasse eesti keelde ära, tegelikult ütleb ta meile, et keskkonna, ütleme siis,
Metsad, mis on pandud kaitse alla, seal on vaja reegleid muuta, et seal saaks tuulikuid teha. See on see, mida ta ütleb meile. Me peame keskkonnanõuetest üle sõitma, nad ära muutma, et saaks teha igale poole tuulikuid ja päikeseparke. Ja need samad teadlased, meie usume teadust, mina usun teadust, need samad teadlased, kes on meile 10 aastat rääkinud, et mitte midagi ei saa teha. Mitte midagi ei saa teha, sellepärast, et nahkhiired võib-olla lendavad sealt üks kord aastas üle või seal kasvas üks eriti haruldane mingi lilleliik. Need samad teadlased võtavad käruga vastu roheraha ja silmagi pilgutamata pupill ka ei liigu, kui ütlevad, ei need tuulikud küll ei sega mitte ühtegi nahkhiirt, ühtegi konna ei sega, ühtegi lillekest ei sega. Et usume edasi teadust, usume edasi korrumpeerunud teadlasi ja saame aru, et kogu see võitlus, mis käib on praegu võitlus selle nimel, et reformierakondlased soovivad põhimõtteliselt, ütleme siis niimoodi pehmemaks peksta sotse, et raha ikkagi õigesti liiguks. Ja selle tagajärjel võib valitsus laguneda, aga ei pruugi ja isegi kui laguneb ja tuleb uus, siis paremaks ei lähe midagi. Nii et see on meie, ütleme siis tänase päevapoliitika seis ja taustaks kindlasti on mõned väga olulised seaduseelnõud, mis Riigikogus praegu menetluses on. Kahtlemata üks kõige olulisemaid neist on siis põhiseaduse muudatusega, mitte sugugi iga Riigikogu koosseis ei võta ette põhiseaduse muutmist ja isegi kui võtab ette põhiseaduse muutmist, siis mitte sugugi ei muudeta alati asju, mis on olulise kaaluga. Aga praegu on meil laual väga olulise kaaluga põhiseaduse muudatus ja see on siis küsimus kohalike valimiste valimisõigusest, et kas valimisõigus on piiratud ainult Eesti kodanikega või mitte. Ja me oleme 10 aastat rääkinud, räägime praegu, oleme teinud muudatusettepanekud, tegime ise algatuse, ütleme siis seaduse algatuse põhiseaduse muudatuseks, mis väga selgelt ja väga ütleme siis riigiõiguslikult väga arusaadavalt ja loogiliselt ütleb, et valimistel, nii Riigikogu valimistel, kohalikel valimistel kui eurovalimistel saavad osaleda ainult kodanikud. Nüüd jutu järgi pooldavad kõik peale Keskerakonna ja sotside seda sama asja. Aga praktikas on niimoodi, et meil on laua peal seaduseelnõu, mille järgi tegelikult põhiseaduses antakse valimisõigus ka mitte kodanikele. Ja meie ei saa sellega mitte mingil juhul nõus olla. Täna ei ole mitte kodanike põhiseaduses valimisõigusena sees, see on alamastme seadus, see on kohalike omavalitsuste valimise seaduses reguleeritud asi. Selle jaoks ei ole vaja Riigikogus, ütleme siis nii palju, nii kõrget latti ei ole, nagu on meil põhiseaduse muutmisel. Selle saaks ära muuta 51 häälega. Aga kui tahta muuta põhiseaduse kaudu, siis on kas läbi 2 koosseisu, millisel juhul on vaja 61 häält või siis on 2/3 68 häält või kui tahetakse teha kiireloomuliselt, nagu praegu tahetakse, siis on vaja 4/5 enamust ehk iga vastu peab olema vähemalt 4 poolthäält. Ehk siis, kui me võtame kogu Riigikogu koosseisu, et arvestame, et kõik 101 saadikut on kohal ja hääletavad, siis 81 poolthäält peaks olema. Nüüd teoreetiliselt on arvutus selline, et me kõik teame, et keskerakondlased hääletavad igal juhul muudatuse vastu. Et need hääled on nagu paigas. Ja nüüd on 2 varianti. Kui mittekodanikud jäävad sisse seaduse viimasesse versiooni, siis meie hääletame samuti vastu. Sellisel juhul on garanteeritult 19 häält sellele eelnõule vastu. See tähendab seda, et kui jääb mõni hääl, nii-öelda poolthääl puudu, või tuleb kas või üks vastuhääl juurde, siis on mäng läbi, see muudatus läbi ei lähe. Ja selles mõttes see lävend on seal päris kõrgel kohal. Kui jääb see variant, mida me oleme algusest saadik soovinud, et on ainult Eesti kodanikel valimisõigus ja mille kohta ütleb nii Isamaa, nii Reformierakond kui ka Eesti 200, et nemad ka pooldavad seda tegelikult, nemad tahaksid seda, siis on niimoodi, et Keskerakond pluss sotsid ja nendel on siis kamba peale kokku 21 vastuhäält teoreetiliselt, aga me kõik teame, et mitte sugugi kõik sotsid ei kavatse hääletada vastu. Ehk siis sotside rida ei ole sirge, sotside hulgas on vähemalt 2-3 inimest, kes kas jätavad üldse hääletamata või lausa hääletavad poolt. Ja teist sama palju on seal inimesi, kes ütleme siis niimoodi, et nuusutavad sõna otseses mõttes tuult, et kust poolt puhub. Nii et kuigi puht matemaatiliselt paistab, et seal on lävend kõrgem paari hääle võrra, siis tegelikkuses, praktilises poliitikas on seal lävend madalam. Nii et kui me tahame selle põhiseaduse muudatuse ära teha, siis
suurem tõenäosus on, et läheb läbi see variant, mida ka meie toetame. Nüüd ma käisin presidendi juures eelmisel nädalal ja sellest oli seal pikalt juttu ja president üritas siis minu käest teada saada, mis seis seal Riigikogus on ja ma ütlesin, et aga kõigepealt on meil vaja teada saada, et kas tema selle välja kuulutaks üldse, sest et vabariigi aastapäeva kõnes ta hakkas selle mõttega seal, kuidas me ütleme, vigurdama. Ja ega ta mulle otsesõnu midagi ei öelnud, aga mina tulin sealt ära selge arusaamisega, et presidendi laualt seda tagasi ei lükata. Ta ei öelnud ühte ega teistpidi, aga ütleme niimoodi, et mulle jäi selgelt selline mulje, et see kuulutatakse see seaduseelnõu välja. On alati võimalik, et see läheb sellisel juhul, kaevatakse Riigikohtusse. Räägime nii, nagu Eestis asjad on. Kui Reformierakond ja Isamaa midagi toetavad, siis maakera peal Riigikohus seda põhja ei lase. Lihtsalt ei juhtu. Pole võimalik. Omasid ei hammustata. Ütleme, puhtalt riigiõiguslikult jälle, kui meil on Riigikogus 4/5 enamusega vastu võetud põhiseaduse muudatus, siis ma ei kujuta ette, millise demokraatia standardiga on kooskõlas see, kui siis Riigikohus või ka president selle välja kuulutamata jätab. See lihtsalt nagu, siis unustame ära, et meil on parlamentaarne vabariik, mida me tegelikult juba kipume ammu juba ära unustama. Nüüd teine seadus, mis on Riigikogus ka praegu ja on seotud sotsidega ja millel kindlasti on siis mõju, kui valitsuses mingid muudatused tulevad, siis see on seesama koguduste seadus, kus siis kogudused allutatakse sisuliselt riigi suvaõigusele ja mitte me ei räägi Vene kirikust, tühjasest Vene kirikust, selle Vene kiriku puhul on meil selged ohud on õhus, mis siis juhtuma võib hakata, aga me räägime kõikidest kirikutest, me räägime kõikidest kogudustest, kellele siis Siseministeerium võib hakata ette kirjutama, mida nad võivad arvata, kuidas nad võivad arvata, kellega nad koostööd võivad teha või mitte teha. Et see on, ütleme siis sisuliselt on see religiooni riigistamine. Religioossete institutsioonide riigile allutamine väga selgelt. Ka see on selges vastuolus põhiseadusega ja mitte ükski inimene, kellele läheb korda, kui sa oled usuinimene, siis sul läheb korda see, et riik ei sekku kiriku asjadesse, kui sa oled ateistlik inimene, siis sul läheb korda see, et meil riigi kirikut ei ole. Ja ükski normaalne inimene ei tohiks seda toetada puht printsipiaalselt. Aga nüüd siin kõrval on veel teine probleem ja see probleem on, et sellest tuli mul juttu ka jälle, kui me olin Karise juures, et mis siis mängime selle stsenaariumi nüüd lõpuni, mida meile Läänemets pakub. Et võtame selle seaduse vastu, oletame, et president kuulutab selle välja ja siis hakkab meil Siseministeerium, ma ei tea siis, kas K-komandoga või kohaliku idaprefektuuri politseinikega hakkab siis meil Pühtitsa kloostrit tühjaks tõstma. Väänab sealt need 7 nunna välja. Et me ju saame aru, et kogu Ida-Virumaa venekeelne elanikkond läheb sinna rindees neid kaitsma. Et edasi, mis me siis teeme? Et kas see ongi eesmärk? Kas see ongi eesmärk kutsuda Eestis esile selline mäsu? Et võimul olevad parteid saaksid kõvatada või? Või kujutame ette, et meil siis nii-öelda võetakse Nevski katedraal nendel käest ära, sellepärast, et kirik on likvideeritud, sellepärast, et nad ei kuulanud Siseministeeriumi sõna, pannakse uksed lukku, pitseeritakse kinni, kogu Lasnamäe tuleb kohale neid uksi lahti tegema. Et mida me siis teeme? Kas see ongi eesmärk jälle või? See, mida Läänemets teeb, see, mida sotsid teevad, on Eesti julgeolekule eluohtlik. Nii et sõltumata sellest, kas meile meeldib Vene kirik või õigeusu, ütleme siis Moskva patriarhaadi kirik, praeguses olukorras seda teha on minu meelest rahvavaenulik. Ma mõtlen Eesti rahvavaenulik. Nii et selle eelnõu puhul minu meelest seda selgitustööd tuleb meil kõigil teha. Kolmas suur teema, mis meid praeguses poliitilises situatsioonis kindlasti kõiki hoiab ärevuses ja kus meil erakonnana on vaja väga selgelt kommunikeerida oma sõnumit väljapoole. See on iga erakonna liikmetöö, iga erakonna juhatuse, volikogu, fraktsiooni liikmetöö on see, mis toimub praegu siis, ütleme siis NATO-s, Ameerika ja Euroopa tüliga. Ja
otsapidi võib rääkida, et selle tüli põhjus on Ukraina ja see kindlasti ei ole vale, aga tegelik põhjus on see, et Ameerikas on taastatud normaalsus, on ainult 2 sugu, ei maksta miljardites ja miljardites kinni hiirte soovahetusuuringuid kuskil Ladina-Ameerikas, ei tegeleta, ma ei tea, mis asi see oli, Moldovas õigussüsteemi tugevdamisega, kõik luureoperatsioonide rahastamised. Tegelikult kogu see asi, kui te vaatate Trumpi kõnet kongressile, kus ta luges ette, kuhu uputatakse humanitaarabi nime all raha, 10 miljonites, see on kõik luure. See on kõik Ameerika süvariigi varirahastus. Ja selle ära lõikamine, no loomulikult kõik, kes selle raha otsas istusid, röögivad. Loomulikult röögivad. Ja ütleme, sellises olukorras, kus kui me ratsionaalselt vaatame, kuhu me liigume, on täiesti üheselt selge. Kui Ukrainas rahu ei saavutata varsti, siis me liigume 3. maailmasõja suunas. Täna oleme me samas punktis tagasi, kus me olime novembri alguses, kui oli oht, et Kamala Harris saab presidendiks. Kui Kamala Harris oleks saanud presidendiks, siis oleks tegelikult ikkagi niimoodi, et hakka kohvrid pakkima lina ümber ja kabeli poole. Sest et see nii-öelda sõjapartei oleks Ameerikas võitnud. Ameerikas ei võitnud sõjapartei, aga Euroopas on sõjapartei võimul veel. Ja kui te vaatate, missugust juttu räägib Ursula von der Leyen, siis nüüd tuletame meelde seda, mis meil toimus koroona ajal. Meil kõigil köeti üles surmahirm ja hüsteeria selle jaoks, et meditsiinitootjatest suurkorporatsioonid saaksid teenida miljardeid. Tänaseks päevaks on vaktsineerimise tagajärjel surnud rohkem inimesi, kui suri koroonasse. Neid ei huvita miljonid laibad, kui nad saavad selle eest raha. Neid ei huvita miljonid laibad, kui nad saavad selle eest raha. Neid ei huvita, et Eesti pinnal hakkab sõda, mille käigus 10 000 või 100 000 inimesed surevad ära, kui nad saavad selle eest raha. Ja see puudutab ühteaegu nii Euroopa Komisjoni kui meie võimuklikki. Ja sellele tuleb vastu astuda. Ja seda tuleb selgitada. Et ma tean, kui raske see võib olla, sellepärast, et me oleme seda selgitustööd teinud, ma sain õelusest nõretava kirja, kus inimene teatas, et ta on meid kaua valinud ja nüüd on lõpp, nüüd ta enam rohkem ei vali, et kaotasime valija. Ja mina, ma ei hakanud talle midagi vastama, selles mõttes ma tean, et ta tuleb tagasi meie juurde, kui esimesed emotsioonid üle lähevad, aga ma lihtsalt ütlen, ennem kaotame valija, kui me kõik kaotame selles sõjas, mida meile planeeritakse, vennad, isad, pojad, ennem kaotame valijaid. Sellele sõjale tuleb vastu olla, sest et tahetakse tuua sõda Eestisse. See on nii selgeks saanud, kui sellest praegu aru ei saa inimesed, vaadates seda, mis toimub Ameerika ja Euroopa vahel, vaadates seda, milliseid koosolekuid peavad eurooplased, vaadates seda, mida räägivad nii siis ütleme Euroopa erinevate riikide juhid kui meie enda erinevad juhid, siis see on nii selgeks saanud. Nende eesmärk on hoida Ukraina sõda käimas nii kaua kui võimalik. See on ka Zelenski eesmärk, sellepärast et Zelenski kogu eksistents toetub sellele, et ta on nii-öelda sõjariigi president. Ja kui rahu ei saavutata, siis oleme meie järgmised. Et see jutt, mida meil on 3 aastat räägitud, et kui Ukraina kaotab, siis oleme me järgmised. See on poolik tõde. Kui Ukraina kaotab, siis võime me olla küll järgmised, aga kui praegu Ukrainas rahu ei tehta, siis oleme me kindlasti järgmised. Sest kui me vaatame seda, mida Euroopas praegu räägitakse, ameeriklased võtsid ära luure, ameeriklased võtsid ära tuletoe, kõik, et keegi ei saa seda asendada Ukrainas. Pole millegagi asendada. Kogu NATO luure, kogu NATO side toimib tänu sellele, et ameeriklased seda tagasid. Nii kui nad selle ära võtavad, nii on kõik püksata. Rääkimata sellest, et tegelikku sõjalist võimekust Euroopas ei ole, nüüd räägitakse, et saadetakse sinna Ukrainasse rahuvalvajateks, mingitest 10 000 räägitakse. Neid 10 000 saadakse kokku terve kontinendi peale heal juhul ja neid 10 000 tegelikult sellest ei piisa üldse. See ei ole mingisugune number, mis seal midagi aitaks. Nii et küll on mõnus
minna kaasa selle, ütleme siis, süvariigi propaganda narratiiviga, et Putin on kaabakas. Ongi kaabakas. Ongi kaabakas. Ongi kõrilõikaja, ongi diktaator. Aga mis siis? Mis me nüüd siis teeme? Mult jälle inimesed küsivad, et no Martin, kui nüüd venelased võtavad Narva ära, kas sa oled kohe rahunõus tegema? Esiteks, ärge nüüd nagu ei ole mõtet spekuleerida selle üle, vaid ütleme, kuidas on. Venelased võtsid meilt ära Jaanilinna. Venelased võtsid meilt ära Petseri. Kas me nüüd sõdime nendega aegade lõpuni, kuni tagasi saame või? Ei ole ju sõdinud. Mingeid suhteid oleme ikkagi pidanud. Venelased võtsid ära soomlastelt Karjala. Mis soomlased tegid? Tegid rahu, säilitasid riigi. Päris maailm on selline. Me võime unistusi siin unistada pilvepiiri peal, kuidas õiglus peab võidutsema. Õiglast rahu on vaja. Meil on siin ruumis õige mitu ajaloolast. Käsi püsti, tooge mulle üks näide maailmas õiglasest rahust. Tooge mulle üks näide, kus rahu on olnud õiglane. Kas teine maailmasõda lõppes õiglase rahuga? No kõik, kes jäid teisele poole või siia poole raudset eesriiet, ma arvan, vaidlevad vastu. Kas Vietnami sõda lõppes õiglase rahuga või? Korea sõda lõppes õiglase rahuga? Kas esimene maailmasõda lõppes õiglase rahuga? Ma arvan, et üks kaprale tema ustavad jüngrid Saksamaal arvasid teisiti näiteks. Et ei ole, sihukest asja pole olemas nagu õiglane rahu. Sõda on sõda, see, kes võidab, see dikteerib rahu ja praegu on seis selline, et mõlemad pooled peaksid tahtma rahu, sest kumbki ei ole lõplikult võitnud, aga kumbki ei ole lõplikult kaotanud. Ukraina ei ole lõplikult kaotanud selles mõttes, et ta ei ole jäänud ilma oma iseseisvusest, oma territooriumist ja saaks säilitada oma riigi, saaks selle riigi säilitamise järel arvestada väga olulise läänepoolse majandusabiga ja ka julgeolekuabiga, mis küll on kuidagi niimoodi kokku lepitud, et see ei kutsu edasi uusi konflikte venelast. Aga venelased ei ole ka lõplikult võitnud ega lõplikult kaotanud, sest et fakt on see, et venelased lootsid kohe alguses Ukraina täielikult kohe kiiresti ära vallutada, selline oli nende sõjaplaan, 4 suunast rünnati, prooviti ära võtta Kiiev. See ei ole neil õnnestunud. Kuni Dneprini väljaliikumine ei ole neil õnnestunud. Režiimivahetus Ukrainas ei ole neil õnnestunud. Venelased ei ole võitnud, aga ega nad ei ole ka kaotanud. 3 sõja aasta järel on venelastel rohkem jõudu kui kellelgi teisel. Ja nad ei karda jätkata. Nii et praegu selle rahu tegemine oleks Eesti julgeoleku seisukohalt, kui seal praegu sõda seisma jääb, kui me saame praegu seal sellise mõistliku rahu, mis rahuldab osapooli nii palju, et nad ei taha kohe uuesti sõda alustada, siis järgmised 25 aastat, järgmise põlvkonna on Eesti jälle ohutu. Ja ega paremat meie piirkonnas, meie asukohas tahta ei ole. Niimoodi me siin elamegi. Iga 100 aasta tagant käib suur sõda üle, tapab pool rahvast maha. Kui me saame ka ühe põlvkonna kaupa edasi elada niimoodi, et ei tapeta maha, siis me oleme juba midagi saanud. Nii et selles mõttes siin tuleb, seda kõike tuleb selgitada ja mida tuleb ka veel selgitada on see, et kogu Eesti välispoliitiline narratiiv viimased 30 aastat, 25 aastat, vähemalt alati sellest ajast, kui me astusime Euroopa Liitu, on meie silme all pauguga lõhki läinud. Ei kunagi enam üksi. No, Pariisi meid ei kutsutud, Berliini meid ei kutsutud, Kaja Kallas ei saa ühendust ühegi ameeriklasega ja ei kutsuta teda kõigile Brüsseli koosolekutele. Oleme ju üksi. Oleme ju üksi. No lätlastega koos. Mida ütles meile, kui me istusime valitsuses ja tahtsime ära teha õhutõrjet? Geenius Martin Herem. Mul pole vaja seda. Mul on NATO lennukid. No võta nad nüüd siis. Võta nad nüüd siis. Plaan B ei tohtinud öelda. See oli rahva kuritegu. See oli Kremli jutupunkt, kui sul plaan B oli. Tahtsid oma õhutõrjet, õõnestasid liitlassuhteid. Ütlesid, et ärme saada oma sõdureid Maalisse, kasutame neid inimesi ja seda raha Eesti kaitsejõudude tugevdamiseks. Sina tahad, et meid ei tuldakski abistama, kui läheb raskeks. Ja? Et seda lolli juttu on nii silmini palju olnud, et ära ei kannata. Aga meil oli õigus. Meil on alati olnud õigus, meil on kõiges olnud õigus. Nii et selles mõttes kogu see välispoliitiline jutt, see mula, mida meile on aetud, see nõretavalt loll jutt, mida meile on aetud, meie silme on laiali lennanud. Ühel päeval röögib meile
Johhaidid Tsahkna sellest, kuidas venelastel on kõik sõdurid ära tapetud, nad ei ähvarda meid, järgmisel päeval ta tuleb meid hirmutama, et kohe-kohe venelased vallutavad ära ja Ursula von der Leyen koos Portugali peaministri või oli see, ma ei mäleta, Hispaania peaministriga, räägib meile sama juttu, et kogu Euroopa on praegu venelaste vallutamise. No kumb siis on? Lollakad, kumbki ei ole tegelikult. Kumbki ei ole, segast pekstakse lihtsalt, sest et nad ei oska enam olla. Nüüd ühe teema peab veel siin ära rääkima ja see on asi, mis nüüd otseselt puudutab meid, otseselt puudutab valimisi. Erakonna juhatus saatis ju umbes 6 aega tagasi ka kogu erakonnale siis välja suunise või jah, käitumisjuhise põhimõtteliselt, et me peame ära hoidma tuulikute püstitamise igas Eesti paigas, kus vähegi võimalik. Ja see ei ole lihtsalt see, et EKRE on kõigele vastu. Me oleme normaalsuse poolt. Kõik, mis on ebanormaalne, muidugi me oleme vastu ja me elame Euroopa Liidus, kus kõik ongi ebanormaalne. Alates sellest, et 8. klassis õpetatakse, et on 20 sugu ja tuletage meelde, kas te teate, mis asi on bioloogiline sugu. Ja jätkates sellega, et meil tahetakse ära võtta meie kõigi taskust loendamatult miljardit eurot selle jaoks, et ehitada asju, millega me elektrit ei saa. Ehk siis kõik on see kõik, mida tehakse ja jätkates sellega, et meid tahetakse sõtta viia selle jaoks, et kellelgi oleks suured kasumid. Ärme unusta ära, Ursula von der Leyeni sugulased teenisid vaktsiinibusinessist miljardeid. Teenisidki raha. Uks on lukku läinud jälle. Said siis. Nii, nüüd ei või, mul on kõne praegu. Pärast, kui ma kokku teen ja nüüd selle tuulikute asjaga on paar asja, mida tuleb öelda. Esiteks, ärge laske ennast petta. See, et korraks pandi seisma nüüd see 2,6 miljardi jagamine, see juhtus sellepärast, et nad ei saanud omavahel kokkuleppele, kuidas raha jagada, punkt 1 ja punkt 2, seal tekkis reaalne oht, et tuleb välismaa suur firma, kes selle raha endale saab. Et see oli see põhjus, milleks asi pandi korraks. Aga nüüd on uus plaan on küpsemisel. See 2,6 miljardit pluss siis veel peaaegu 300 miljardit maismaatuuleparkidele, see tuleb indekseerida inflatsiooniga 20 aastaks, mis tähendab sellest, et 2,6 saab järsku 3,5. Et ei ole niimoodi, et pääsesime, et seda raha meilt ei võeta. Tegelikult on niimoodi, et pandi sinna veel üks kiht juurde, üks vint juurde. Nii et see võitlus ei ole selles mõttes kindlasti lõppenud. Kui me vaatame üle terve Eesti, kuidas see press on, siis see press on jälle kurikaval. Väiksematel omavalitsustel tullakse ja öeldakse, te saate talumistasud, omavalitsus saab mingisuguse ühekordse toetuse, mõni 100 000, saate mingit paar töökohta luua 8-9 aastaks ja väiksed rehepapid jooksevad selle 200 000 pärast ennast ribadeks ja hävitavad oma omavalitsuse ära ja hävitavad inimeste elukeskkonna ära ja hävitavad inimeste jõukuse ära. Ma olen ka käinud nendes omavalitsustes, kus on nii-öelda riigikaitselised piirangud, kus neid tuulikuid teha ei tohi ja nüüd, et meil siin see ei ole teema. On küll. Raha tuleb ka teie taskust. Ka kõikides nendes omavalitsustes, kus tuulikuid riigikaitselisel piirangul tõttu ei ehitata, võetakse ju inimestelt raha ära. Elekter läheb kalliks ju ka nendes omavalitsustes. See ei ole ainult see, et mul on koduõues on üks õudne Tallinna teletorni suurune mürakas, mis iga päev vuhiseb ja varjusid tekitab, vaid see on ka see, et iga Eesti inimene maksab selle kinni. Õudselt kallis on. See on see probleem. Sama lugu nende päikeseparkidega, aga päikesepark, ta ei häiri niimoodi justkui visuaalselt ja heliliselt nagu on tuulik, aga kallis on ta ikka. Raha võetakse ikka ära ju. Sellepärast tuleb vastu olla. Ja nüüd meie tänane volikogu avaldus sellest räägibki. Me ei ole ainult vastu. Meil on lahendus, mida teha Eesti energeetikaga. Me teame, et kui teha õigeid asju, kõik, mis on ajanud kalliks põlevkivi elektri, on tehtud administratiivsete otsustega. Põlevkivi elektri hind on kalliks aetud administratiivse otsustega, poliitiliste otsustega. CO2 trahv on seal otsas, keskkonnatasud, talumistasud, aktsiisid, erinevad sundinvesteeringud, mida pannakse siis põlevkivi tootmises juurde, pluss roheenergia, taastuvenergia tasu, mis läheb põlevkivile läheb otsa, siis sellega tehakse põlevkivi kallimaks. See, millega tehakse põlevkivi kallimaks, võetakse siis subsiidiumina, makstakse päikese ja tuule inimestele, et näiliselt teha see elektrihind odavamaks. Et me paneme põlevkivile hinna otsa, et näidata, et tuuleenergia on odavam. Kui see kõik toimiks normaalselt
päris hinnaga, turumajandusliku hinnaga, siis oleks põlevkivi elekter loomulikult kõige odavam elekter, mis meil Eestis on. Ja ta oli alles mõned aastad tagasi, maksis põlevkivi elekter 3-4 senti kilovatt. Nüüd maksab 200. Ja see kõik on administratiivselt tehtud. Ja meie lahendus on väga lihtne, väga odav, väga soodus, toob meile kiiresti odava elektri, jätkata põlevkivi elektri tootmist järgmised 20-30 aastat ja selle 20 aasta jooksul teha tuumajaam, mis on nii suur ja nii võimas, et katab ära meie enda vajadused, katab ära meie vajaduste kasvu ja veel saame eksportida seda elektrit. Ja meil on Euroopa kõige odavam elekter ja sealt tuleb majanduskasv. Sealt tulevad ettevõtlused, sealt tuleb tootmine, tööstus, sealt tuleb eksport, sealt see tuleb. Kui me seda korda ei tee, siis me oleme permanentselt vaesem riik, kui me võiksime olla. Permanentselt vaesem riik, kui me võiksime olla. Ja kogu aeg allapoole keerises sellepärast, et ütleme siis niimoodi, et need, kes ei taha vaesed olla, need lähevad ära siit. Need, kellel vähegi võimalik on, need lähevad ära siit. Me saame selle trendi muuta, me saame selle ennast teisele kursile panna, kui me kiiresti teeme ümber kogu oma energeetika. Nii et see on see, mida me teeme ja see on see, mis loeb. Ja seda ei tee täna ükski teine erakond peale meie. Sest tuletame meelde, kui siin Isamaa võtab poose tuulikute teemal, nemad hääletasid selle seaduseelnõu poolt, mis kohustab Eestit üle minema 100% taastuvenergiale. Nemad olid sel ajal valitsuses, nemad hääletasid selle poolt. Keskerakond oli sel ajal opositsioonis, ikka hääletas selle poolt. Et meie olime ainus, kes sellele vastu hääletas ja kõik need argumendid käisime juba tookord välja, mis me siin kõik räägime. Nii et meil on olnud ettenägelikkust nii energeetikas kui julgeolekus kui kõigis teistes teemades. Järelikult meie oleme ainus erakond, kes saab nendele probleemidele lahenduse tuua. Need, kes on probleemid tekitanud, ei saa, ei oska, ei taha lahendada neid probleeme. Nad üritavad silmamoonduse abil natuke veel edasi venitada. Tänane kogu poliitiline klikk on läbi kukkunud nii majanduslikult kui julgeolekualaselt. Kindlates kätes Eesti oli samasugune vale, nagu oli lugege mu huultelt maksud ei tõuse. Nii et ainus, kes seda kõike asendada saab, oleme meie ja me liigume sinna suunas.